Eesti noored korvpallurid alustavad Kalevi spordihallis peetavat turniiri suurte lootustega. Meie noormeeste vastaseks on järjekorras Šveits, Taani, Belgia, Iirimaa ja Makedoonia. Ettevalmistus on läinud plaanipäraselt, et on päris mitu laagrit selja taga ja omajagu kontrollmänge, nii et ma arvan, et me oleme oma plaane nagu suhteliselt täita praegu. Võistkonna tugevuseks võib pidada seda, et me oleme suhteliselt nagu ühtsed. Et me oleme proovinud siin kontrollmängudes ka anda kõikidele mängijatele võimalikult palju minuteid, et keegi ei jääks nagu meie tegemistest kõrvale, et kui raskel hetkel on meil vaja pingilt abi, et siis kõik mängijad on olnud töös. Eks selliseid väikseid vigastusi ikka tuleb aeg-ajalt ette, aga praegu nad meid ei sega. 17-aastane Kaspar Treier krooniti tänavu U20 vanuseklassi Itaalia meistriks. Treier leiab, et nüüd on aeg ennast koondise mängudes tõestada. Homme on siis oluline mäng, et keda peate tugevamaks vastaseks? Ma arvan, et kõik on tugevad vastased, et kindlasti teistest alagruppidest on palju Horvaatia ja Belgia meile alagrupis on ka väga tugev. Kuidas teil endal on treeningud kujunenud? Ma arvan, et väga hästi, et ma arvan, et ma olen üpriski valmis ja valmis endast 100% andma. Aga ütleme need rahvusvahelised treeningud, kus te olete käinud ja viibinud, kas need on palju andnud teile juurde? Ikka, mängijana on see palju juurde andnud, see on nii enesekindlust ja kõike erilisi, või hea on näha välismaal, kuidas trenni tehakse ja see on kindlasti juurde andnud meile. Eesti U18 koondise ääremängija Henri Trell mängib klubikorvpalli Saksamaal. Hea pallikäsitluse ja valusa viskekäega mängija on rahvusmeeskonna üks ohtlikumaid skoorijaid. Julge ütlemisega noormees ei keeruta, et homsel mängul nad võidavad. Meie vorm on väga hea, et kõik mehed on vormis, nagu näha. Homme on meil Šveits, aga kõige tugevamad meie oleme, ma arvan. Reedel kell 18.15 kohtub Eesti avamängus Šveitsiga. Kõikidest Eesti koondise mängudest teeb otseülekande Tallinna Televisioon.